Tere, mina olen Ülle Puu oma väikesest tarokapesast Nürnbergi majas asuvast stuudiogaleriist. Ja minu selja taga on järgmine väekas maal, millest ma tahaksin natukene täpsemalt rääkida. See maal on valminud valamistehnikas. Tema suurus on 50 × 40. See maal sümboliseerib nagu mineviku vigade parandust, mineviku karma selja taha jätmist, perekonstellatsiooni, kus lahendatakse mineviku mustreid, et minna edasi tugevamana, julgemana ja õnnelikumana. Siis selle energia tuleb ülevalt alla, kõrgematest jõududest, taevastest vägedest, nähtamatust ja pereenergiast. Siit altpoolt tuleb ka ülesse, mis on samamoodi seotud väliste teguritega, füüsiliste mõjutustega, inimeste suhtumistega sinu ümber, ühiskonna mõjutused, kool, töö, seadused, kõik on mõjutanud meid füüsiliselt poolt. Ja see kõik on kokku saanud siin keskel. Need 3 inglit on siin selle jaoks, et lahustada kõike seda, mis on siia keskele tekkinud. Violetne, mis on hästi tugev selline vaimne värv, ja sinine türkiis, mis samamoodi on seotud kurgutsakraga. Violetne värv on seotud kõrgemate dimensioonidega, mis aitavad sul iseennast väljendada, iseendas selgusele jõuda, tõde rääkida iseendale ja tõde välja öelda ka teiste kohta. Aga mitte lihtsalt niisama lahmimine, vaid see, et sa ütled tõe välja, mida sa oled tegelikult kogu aeg teadnud, aga mida sa oled mingitel põhjustel alla surunud või ei ole tahtnud välja öelda. Valged ja kuldne. Valged on sellised kaitseinglid, mis toovad valgust, selgust, läbipaistvust. Ja kuldne samamoodi toetab hästi kroontsakrat, ühenduse loomist taevaste vägedega, aga ka ühenduse loomist oma suguvõsa väega. Need inglid julgustavad sul vastu võtma oma suguvõsa väge. Sest isegi kui teie suguvõsas on negatiivsed tegelased või niinimetatud negatiivsed tegelased, kellest võib-olla ei usuta või ei räägita midagi head, siis üks osake on kõigist nendest ka sinu sees. Ja sina võtad sellest parima. Parima ja kannad seda kübekest parimast endaga kaasa. Sulle antakse see parim, need kübekesed, mis on nendel inglikestel seal. Aga sa pead lubama endal seda vastu võtta. Sest sina ise lood oma elu. Sina ise annad omale võimaluse selle vastu võtta. Selle maali taotlus ehk mantra teatud mõttes nagu meie isa palve ja võib lugeda ka seda meie isa palvelt. Isa, poja ja püha vaimu nimel, aga need küll 3 inglit sümboliseerivad ka usk, lootus, armastus. Ja selle tõttu ka see taotlus on ajendatud sellest. Minu sees on usk iseenda vastu. Minu sees on armastus iseenda vastu. Minu sees on lootus ja lootusrikkust tuleviku suhtes. Ma olen õnnelik ja tänulik, et mulle antakse suguvõsa jõud, energia
lootus ja armastus. Ja nad seisavad minu selja taga ja toetavad mind. Ma annan neile ära raskuse, pettumuse ja nende endi kohustused, mida nad ise ei suutnud kanda. Ma võtan nendelt vastu anded, mida edasi kanda ja mida edasi arendada. Ma võtan nendelt vastu nende toetuse, siis toetus, suguvõsa toetus on siin all. See on see valge kujutis siin. See sümboliseerib suguvõsa. Siin on nägu, mis sümboliseerib neid halvu sugulasi, kellest halvasti räägitakse, aga temast on ikkagi osa teis endis. Ja need on valged. See on selline vähe irvitav lõus siin. Nii. Põhimõtteliselt perekonstellatsioonimaal, kes teab perekonstellatsioonist. Vasakul pool on minevik ja paremal pool on tulevik. Miks need inglid lähevad siis paremalt põhimõtteliselt, nagu tuleksid tulevikust ja läheksid minevikku? See on sellepärast, et tegelikult on vaja lahendada mineviku küsimused perekonstellatsioonis näiteks. Ja on vajalik minevikku viia raskus, negatiivsed ja rasked sellised kohustused, mida esivanemad ei ole võib-olla tahtnud enda kanda võtta ja siis sa viid need sinna või annad vabatahtlikult sinna minevikku neile tagasi, et see on sellepärast minevikku minek. Need inglikesed on väga sellised kepsutavad ja kergejalgselt. See lihtsalt annab julgustust juurde, et kõik on võimalik lahendada ka minevikust, et saada kergusega elada tulevikus. Olevikus ka loomulikult. Aitäh kuulamast. Aitäh.